No tere jälle siis, pühapäev. Kell on juba mingi 5 või? Pool 5 vist hakkab saama juba. Veerand 5. Kuidagi päeva mööda läinud, läksime jalutasime siin paar tundi lastega ringi ka, mingi 2-3 tundi äkki. Nüüd ma olen jõudnud garaaži. Mis meil tänane plaan on siis? Kõik rattad välja. Kõik, mis siin on, lähevad välja. Suzuki läheb pinki ja need teised siis lähevad siia kõrvale kuidagi. Vaatame, kuidas mahutab. Äkki läheb TT sinna Suzuki asemele, aga ma panen Yamaha tööle XD, las see käib soojaks, ma vaatan, kas vent tööl hakkab ja sellega kõik korras oleks. Korra sõidan äkki mäest alla ülesse ja kontrollin, ma arvan, ka teised igaks juhuks veel üle, vaatan, tuled kõik asjad põleksid, töötaksid ja siis koristame siit asjad ära, paneme ühte kohta kõik. Siin on tal veel XD sumpsid, originaalid, äkki neid ei ole vaja, saab nende ära hoidi sumpsidega läbi ülevaatselt, eks vaatame, kontrollime, käime ära nendega, kuna TB killerid on sees, paberid on olemas, et on õiged tükid ja jah, praegu ei olegi rohkem midagi, ajame rattad lihtsalt välja, ma panen XD tööle väljas ja ma koristan siin järgmine hetk, mis näha on, ongi võib-olla see, kus on juba kõik tagasi sees, Suzuki on pingis ja siis hakkame äkki Suzukil mootori juppe vahetama, mis vaja vahetada on. Oot, aga praegu ei olegi rohkem juttu. Siuke seis on, vaatame, kus pärast on. Ja ongi siin asjad nüüd siin natuke ära liigutatud. Siia sai siis kõik mant pandud, mis on kliendi oma. Siin sai siis, kuna ma Hondaga ei sõida nagunii praegu pigem vähe või üldse mitte, siis sai see kõige kaugemasse nurka pandud, PT sai siia kõrvale, see on valmis täielikult. Siin on meil mingi probleem, esiots tõmbab. Kisub vasakule, ma ei tea, milles praegu asi on, et ei oska öelda, kas siis ma korra testin esiotsa üles, ratas käib normaalselt ringi kuskilt, ei tõmba midagi, ratas ise ei tundu kõver olevat, käib ilusti ringi, ma ei tea, kas siis amorditorud tundusid sirged olevat, lenksulaagrid ma kontrollisin ära, ma ei oska öelda, rehvi ma tegelikult ei kontrollingi, aga rehv tundub ka niivõrd hea, et ma ei usu, et see ühele poole on kulunud. Et see oleks näha ju kohe. Ma ei tea, praegu eks selleks saab vaadata, uurida. Ma tegin nagu alati, pumpasin esiotsa läbi, et kõik asjad paika liiguks. Siin, kui ma selle valmis sain esiotsa kokku. Ma ei tea, no praegu ma ei viitsi sellega mõelda. Las see olla. Ja taga tuleb pirna vaja vahetada. Ja, et ma selle nüüd teibiga kinni panin siin. Aga pirna on läbi, mul on see kirjas ka tegelikult tahvlil. Aga noh, teeme sellega ära. See on õnneks lebo. Ja siis TT sai siia praegu äärde. Ta võtab kõige vähem ruumi. Ja võtsin siis sellel uuel mootoril pea maha. Vanal mootoril pea maas. Ja nüüd saame vaadata ka, kui siin on näha. Siin on, no, vot, seal on, nüüd on siin kõik, seal on näha, kuidas seal on rant nuka peal lihtsalt, see on niimoodi ära söönud, et ma ei kujeta ette. Ja siin on siis vana see väljalaske nookur. Ta ei tohiks siuke olla. Ta võiks olla, nagu siin on see sisselaske oma või siis nagu need on eriti ilusad. Siuksed veel natukene, noh, mitte natuke, nii nagu peavadki olema punnis veits. Et põhimõtteliselt on need identsed praegu nii palju, kui ma olen kontrollinud. Et kõik need, kumb on nüüd kumb, see läheb siia. Et need on täpselt samad tootekoodid, samad värgid. Ainuke erinevus, mis ma olen leidnud siin praegu, kui ma panen nad täpselt samamoodi maha, siis siin käib manuaalne, mis selle nimi nüüd oligi, dekompressioon. Siit siis keerad seda peale ja siis ta keerab seda nukka, mul näitan paremini, siin saab näidata, no mul on küll maas, aga siin on siin pool, minu rattal on see automaatselt käib, siis ta keerab väljalaske nukka, siit krutib. Et siuke teema.
keerab siis välja laske nukka peale või maha mingil hetkel, käivitamise hetkel. Et siin on siis, ta tõstab põhimõtteliselt nukka, kui ta nüüd, ma saan seda näidata. Ei saa, põhimõtteliselt kui ma liigutan, vaatan, kas ma saan, kui ma liigutan, siis ta tõstab seda mingil hetkel. Aga noh, väga hästi aru ei saa. Igatahes jah, siit saab asjad nookurid. Ja siit võtame siis üliilusa nuka, mis on täiesti ilus. Ma keeran mõlemad surnud seisu, võtan nad maha ära, paneme selle siis jälle lihtsalt jupid siia külge tagasi. Ja eks selle mootoriga mõtlebki, mis nüüd teeb. Sest tegelikult siin on kuskil keti pool on, ma ei viitsi liigutada mootorit, seal on mingi mõra ka sees, aga see on kinni liimitud siduri või selle staatori kaanel. Et jah, aga see on suva. Et sellega, no põhimõtteliselt, kui ma oleks tellinud uue nuka ja uued nookurid, siis oleks mul rohkem läinud raha, kui see mootor maksis. Et selleks ma otsisingi mootorit, kus ma saan need korralikud jupid. Et nüüd ongi siia jupid, nukad ümber tõsta ja võiks ju hea olla. Siis võiks see klebin ära kaduda. Noh, suht kindlalt. Sest see on ikka räme. Ja noh, nukk oli ka näha, kuidas. See on ikka julm. No. Aga, keegi on siin juba midagi kallal käinud. See on ümar. Seda on proovitud kuidagi siin lahti saada. Et noh, nüüd on minu kord proovida. Ja siis ma võtan selle siit. See tundub täiesti ilus, värske. Et seda ei ole kallal käidud. Huvitav, kas siis õlitusprobleem on olnud? Ta on nii palju siin kuuma saanud. Et need on, eks ma võtan maha, siis võrdleme uuesti, aga need on juba näha, et need on nii palju ilusamad. Et see on ikka räige, ega see ka väga palju ilusam pole. Mustaks juba läinud. Vot, mida ma jauran, teeme tööd ja näitame siis, kui korras on. Nii, vaata, mis siin laua peal toimub. Ma loodan, et see ventikas väga ei sega. Ma panin puhurit tööle, natuke tiksub seal praegu täisvõimsusel. Nii, vaatame nüüd siis peale. Noh, seda ma juba näitasin. Räigelt must, siuke kole. Ja see on siis uus sisselaske oma, väljalaske oma. Siis see on nüüd sisselase. Mis number on? Siin on üldse teised numbrid. Siin on 21 ja 4. Sellel on 5 on sisselase ja 4 on väljalase. Aga ma loodan, et nad on samad. Tunduvad, et võiks olla täpselt samad. Aga noh, see on ka siin kuuma saanud päris korralikult. Või jah, no mis muud. See on siuke ilusam ja puhtam. Aga see on nüüd see, mis tuli sellel tuult mootorilt. See on see sisselaske nookuri võll, tift. Ja tõmban uue või vanal mootoril välja siit pea seest. Ja tuleb ainult üks tükk algus. Mõtlen, okei, mis toimub. Ja noh, see on ära murdunud. See on ka siin kuuma saanud vist ja pooleks läinud. Nii et juba ma olen nagunii võitnud nuka ja nookurite arvelt, siis uue tifti arvelt oleks ma ainult asjad tellinud, ma ei oleks seda kokku saanud, sest ma oleks tifti pidanud tellima, ei tea, kas seda saab. Bolt sai lahti õnneks, aga noh, siit kullinokkadega pidi tegema. Aga noh, siin on näha, et keegi on peksnud, see ei olnudki väga kinni, kullinokkadega sai kinni võetud ja tuli kohe lahti õnneks kergelt. Et saab siit selle ilusa korraliku võtta, uued tihendid panna või seibid. Ja siis ma panen nüüd siin laua peal asjad kokku tagasi. Need lähevad siis, ma ei teagi, mida ma nendega tegelikult teen, sest et ega võib-olla ma panen lihtsalt siia pea sisse ära need, et need oleks üheks kohas, aga ega ma seda mootorit enam müüa ei saa. Selles mõttes kompleksselt, võib-olla jupitan või jätan alles. Kunagi otsin uue mootori jälle kuskilt äkki saab odavalt, millel on siis alumine ots korras või tähendab igatahes vahet ei ole, midagi tal uuel on viga, siis ma saan äkki komplekteerida ja noh, vaatame. Ja nüüd on siin lihtsalt vaja nukk siis võtta, mõlemalt nukad maha
ja vaatame laua peal, siis võrdleme nukkasid ka, et teeme puhtaks, siin on mingid tihendi jama kinni jäänud ja mis siin on ära tulnud siukest kummi, et puhastame pinnad ära pärast ja paneme kokku ja vaatame, kaugele täna jõuab, võiks see tööle saada, oleks hea kuulata, kuidas käib. Et jah, praegu läheb kokku pead ja siis nukad varsti laua peal. Nii, mis ma näitan siin? Koos, see on siin koos puhastatud, valmis pealepanekuks, see on lihtsalt siin koos ka pealepanekuks valmis, aga seda, panen peale, aga lihtsalt see on katki. Ega mõtlesin ka, miks ta on nii kuumaks üldse läinud, et kas siin on mingi probleem olnud või endiselt on probleem. Miks läks kuumaks, miks ta on ära kõrvetanud ja õnneks on viga suhteliselt kerge, aga miks see tehtud on, seda ma ei tea. Siin on siuke kausikene ja vaatame nüüd siia. Siin ei ole siukest kausikest, see on ära võetud. Ehk siis põhimõtteliselt nukk pole siis saanud, pool kuud pole ülitust saanud, kuna siia koguneb siis õli, ma eeldan, ja siin nad käivad õlisest läbi, on mõnusalt õlised. Ja kuna teisel pole seda kaussi, kaus peab olema, ma vaatasin ka sealt lehelt, vaatame kohe. Siin on täitsa kauss olemas 91 aasta RSC-le ja ta läheb siia ilusti poldiga kinni, number 21 detail on olemas. No, siukest asja. Ega kui ma oleks jupid lihtsalt tellinud praegu, ma ei tea ju, et seal siuke asi peab olema. Et hea on, et ma selle mootori võtsin. Kas siin on, kas mu ekraan on udune? Vahet ei ole. Igatahes ma olen räigelt säästnud praegu, kuna nüüd ma tean ka, miks ta on kuumaks läinud ja ma saan igast juppesid võtta, mis mul, selle kausikese ma võtan sealt, ma sain nüüd selle tifti sain, uue poldi sain, võib-olla tuleb veel midagi, ei tea, aga praegu on hea, et leiab siin neid asju ja arvatavasti selle vea ka, miks ta kuumaks läinud, miks üldse ära võetud on, seda ma ei kujuta ette, see on väga imelik, keegi on selle nuka siis maha võtnud kunagi ja lihtsalt ilma kausit tagasi pannud. Ma ei tea, tundub nii, et siin on kallal käidud, räigelt on siin midagi näpitud. See, mis ma tellisin, või ostsin selle mootori, see tundub ikka palju korralikum, sest ta on lihtsalt korras. Aga lammutame edasi, vahetame nukad ära, võtame laua peal laiali, vaatame, või mitte laiali, vaatame laua peal, võrdleme neid ja siis on kokkupaneku aeg. Ja ongi mõlemad nukad käes. Vaatame siis üle ka need, mis meil siin on. See on nüüd siis vana nukk. Siin on kohe näha, et siuke rant on sees. Siin siuke kõrge määr on kulutanud korralikult. Ja see on nüüd siis uus. Siin ei ole mingit, siin on lihtsalt siuke väike teist värvi koht, mis nagu meenutaks korraks ranti mingi nurga alt, aga tegelikult ei ole see mingit ranti, see on täiesti ideaalne, nii et prügi läheb prügi poolele ja siit võtame siis kausikese, mis ma ära võtsin juba ja polt koos hammasratastega. Need lähevad siis siia ja see ka siia. Siin on näha ka, et see ma võtsin ära selle, ma ei tea, võib-olla ma ise korra nähvasin siia vastu, kui ma ära võtsin või siis on see varasem, aga siin on kohe korralikult tümitatud seda. Ja veel, ma ei tea, kas seda on 100 miljon korda maha võetud, aga üks murdus suht kohe küljest ära ja teine on murdumas. Nii et kui ma juba hakkasin see lahti igamas, sain, see tuli nii kergelt, et jah, võtsin selle ruttu ära, et see siis mootorisse ei kukuks. Ja nüüd saab siis siit poolt uue sellega võtta, mis on palju viisakam. Äkki need kannatavad rohkem. Ja uue korgi võtan ka. Vana kork on siin, see on vist vana kork, kuskilt on lahti tulnud siin natukene. Igatahes, nii. Pinguti jääb vana, see on uue pinguti. Siin ongi, ega siin ei olegi midagi vaadata, lihtsalt siuke pesa. Siin on kõik palju pruunim.
korralikult sooja saanud, kuuma. Siin on suht mustaks läinud juba. Aga nüüd on muud ei olegi, nukk tagasi siia. Teine on suva praegu, paneme siit enam-vähem nii palju kokku, kui ma viitsin. Ja siis on hästi, kell on juba vist, ma ei teagi, päris palju. Mis meil siin näitab? 20:46, ma ei tea, kas see on õigel, võib-olla isegi on. Võib-olla ei ole, võib-olla on tund aega vähem, igatahes jah. Ma teen natuke tööd veel, paneme asju kokku, puhastame mootori poolse selle ka ära pinna sealt ja siis on hea. Ja uus päev jälle käes, eile oli ikkagi see kell, mis seal seina peal on, see on suht õige, mingi 5 minutit ees, aga jah, ma ei viitsinud eile enam 9 ajal teha. Praegu on juba kell 1:30, ma olen siin mõned tunnid teinud täna, mis ma teinud olen? Ma olen kokku pannud selle mootori põhimõtteliselt. Täna on nii rõve ilm, et ma ei viitsigi teisi rattaid teha siin, proovisõit teha. Et ainult sajab. Aga põhimõtteliselt on see koos siin siis kõik klapi vahed regullisin ära, uued küünlad läksid sisse, kõik on Newtoniga kinni. Dekompressiooni see on küljes, töötab, ma juba testisin. Et nii, praegu ta on selles asendis, kohe varsti näeme, ma viskasin aku peale, et korra ringi ajada. Aga noh, ma ajasin seda niisama ka juba mitu tiiru ringi. Ja need said kõik pandud suht samasse 0,13, 0,12 vahemikku. Siin on vanad küünlad. Teisel mootoril tuli isegi üks uus küünal välja. Aga manuaalis on kirjas, et kas DR8EA või DR9EA, vist oli DPR9EA. Et jah, siin on, praegu olid need, ma panin need siis sisse, DPR9EA-d. Et manuaalis on kirjas ka, võib 8 ka kasutada, et kui jäävad märjaks, vist oli nii, et siis panna kuumem küünal. Läks vist niipidi, mida väiksem number, seda kuumem. Ma ei mäleta. Igatahes midagi oli kirjas. Ma tellisin kunagi 9 siis. Need on küljes. Küünlad on lahti praegu, ega paaki ka küljes pole. Kõik sai tehtud. See on siin ikka veel lihtsalt laiali. Siin on kõik hästi. Siin sai uued poldid pandud. Võtsin sellelt mootorilt, olid paremas korras. Ja ega rohkem olegi. Põhimõtteliselt mootor käib ringi, siin kui ma nüüd starterit annan, siis on näha, kuidas ta tõmbab selle ka. Võiks peale tõmmata ja vaatame. Nii et ringi käib, kõik on hästi, ma ei tea, millal see tagasi end lööb, kas ta peab ise end, aga noh, mina keeran ta lihtsalt maha. Tegelikult on siin peaks vedru olema vist, mis ta tagasi tõmbab, aga vedru ei ole ja ma ei saanud teiselt mootorit võtta ka, sest et need on erinevad. See on liiga paks, see liiga jäme vedru siis, et starteriga mootoril on teistsugune, noh, need on teisel pool ka, teisel vändaga mootoril on see siin pool üldsegi dekompressiooni varras, et jah, see käib siis, see käib vist manuaalselt üldsegi, ise tõmbad peale siit, siin on toore see ja siis on vist siin on see, millega sa tõmbad selle dekompressiooni peale, aga rohkem midagi ei olegi, et praegu ma lähen lastele järgi selle mõnusa ilmaga, võib-olla täna peaks autoga minema, sest ma ei taha sõita siin vihmaga või tähendab jalutada ja mul on vaja kioskis käia, mul on 2 pakki seal nüüd jõudnud mootorratta varuosad, üks teine pakk veel just täna jõudis, et siis teine pakk on suurem, et ma lähen võtan selle, toon need ära, autoga on parem tuua ja noh, siis on vabandus, et ma pean minema autoga. Ja ega rohkem ei olegi, praegu on sellega hästi, ma panen veel mingi hetk teise mootori nii palju kokku, et on kõik õigesti pandud, noh, märkide järgi, aga ega ma rohkem seal midagi ei tee, sest see peab nagunii lahti tulema. Tegelikult jah, ma märkide järgi ikka ajan, igaks juhuks, kui keegi tahab seda siin kunagi, ma ei tea, mida ma sellega teen, kas ma müün ta komplekssena või jätan alles. Et siis saaks ringi ajada, näidata, et käib ringi, et siis on vähelt asjad joondus ja käib hästi ringi. Aga rohkem ei ole midagi, praegu ma lähen ära ja siis võiks pärast äkki tööle panna, vaadata, mis häält ta siis lõpuks teeb. Vot, aga davai, ma tegutsen.
väga hea, et vähemalt ise välja suri. Tossab natuke, aga töötab täiesti normaalselt. Ja peab muusika kinni panema, sest et muidu saab ju copyrighti. Aga pill töötab, mitte mingit heli enam pole. Jumala normaalne. Karpal lekib. Siit alt ma arvan, et kraan on kinni. Tähendab, ujuk on kinni jäänud. Praegu on asendis. Reservi ei saa panna, paak on suht tühi, et ega siit väga kütet peale ei tule, nii et pigem on kütus otsas, sellepärast ta ka välja suri. Aga käib nagu kellavärk. Jumala vaikselt tiksub. Päris hea. Kas sellest rattast asja saab, seda ma ei tea. No peab saama, nüüd on juba nii palju siia ju aega raisatud, mootor tehtud, kett uus, lenksulaagrid, amordid, keti jooksuus kõik ju. Rattalaagrid äkki mingisugused läksid vahetusse, ma ei mäleta enam. Siin on keevitatud, seest on keevitada saanud see balancer, keti, no seal on mingid tasakaalustused, mis oli kunagi ammustes osades sai keevitatud see kinni. Aga töötab ja vaikselt ja mõnusalt. Siin on ju kõik, mis siin tehtud on, nagu ikka, ilusad tööd. Kus siin all jälle majapidamist kasutatud, et korda saada asju. Aga mis, meil on ju praegu juba asi töötab. See on ju uus siin, et ikka gaasi saaks normaalselt anda. Et paak on uus, kõik kondlid valged on siin, terve posu asju ju siin, valgeid jupid, paak. Siin on puudu, teeme soengu ka korda. Siin on puudu veel, mul oleks spido vaja uut, sest et spido on ka midagi tuunitud, aga ma ei mäleta mida enam, igatahes seda vist kasutada ei saa. Et siin on igast asju, aga vähemalt ta nüüd töötab, vaikselt töötab ja saab vaikselt edasi kokku panna. Mul ei olnud kütusekraani ka, tähendab kütusevoolikut pold, sest et vana läks katki, nüüd ma kasutan siin, võtsin TT80 oma, siia siuke hea roheline voolik, mida sai siis kuumutada. Vanaga juhtus niimoodi, et kui ma ära võtsin, see on täiesti jäik ka, see on nagu plastik. Et mul ei ole praegu siia panna midagi, see on 8. Mul on terve rull 6 siin, 6 sise läbimõõduga, et sellega pole midagi teha. Aga pill käib rahumajas, hea olla. Vot. No nii, räägime jälle juttu siin natukene. Siin on vist äkki päevaka mööda läinud. Ma ei mäleta. Praegu on, mis päev täna on? Teisipäev. Jah, teisipäev. Ega ma siin teeri rohkem edasi teinki. Otsisin vahepeal asjad üles. Noppisin spido välja. Spidol juhtmeid siin järgi ei ole. Ega siin kinnitusegi pole. Siin peaks veel küljed olema. Neid pole. Keegi on vist spido tagasi kerinud, ma ei tea, mida siin tehtud on. Igatahes seda on tükeldatud siin ja ega sellest väga kasu pole. Ma ei tea, mida teha. Kas osta kasutatud uus mingi 80-90 euriga eest või siis võtta lihtsalt mingi AliExpressi suvaline ja monteerida see siia kuidagi ära. Siuke, millel on siis ka kohe see spido tigu taga või tigu olemas taga, kuhu ühendada. Võib-olla on kõige mõttekam, kuna ta on, siin midagi erilist ei näita, kaugtuld näitab neutraali ja suunatulesid, pöördeid ja läbisõitu ja kiirust. Et siuke hästi kerge, mingi digitaalne, võib-olla, ma ei tea. Et võite mulle öelda ka ju, et mida teha, kas võtta 85 euriga üks on müügis praegu Vallapopis ja pluss saatmine, mida ma ei raatsi osta praegu, või siis võtta AliExpressist mingi 20 eurone suvaline digitaalne. Igatahes siis ma liigutasin natuke asju kõrvale. Mootori panin kokku siin. Mootori veitsin siia taha ära. See on nüüd seal ilusti.
see ruumi ei võta siin ees. Ja siis ma ajasin XD siia kõrvale. XD-l tundub, et on mingi piduri teema. Ma võtsin juba tegelikult täiesti lahti selle. Ma puhastasin siin kõik ära. Kõik liugurid puhastasin ära, kõik pinnad, kus klotsid liiguvad, puhastasin ära. Kolvid nagu liiguksid sisse välja. Näppudega jõuab liigutada. Väga kergelt sisse ei lähe tagasi, aga suhteliselt okeilt. Ja siis möksitasin kokku, ega siit vist midagi näha ei ole kuskilt. Igatahes jah, liugurid puhastasin, määrisin uuesti ära ja kõik tegin ära, aga ei ole parem. Praegu, ratas ei liigu väga hästi. Et kuidagi siuke raskelt. Tahaks ju kergemalt liikuda. Et ma ei tea, tundub veits imelik. Et vasakule poole töö kisub ka ja ainult vasakul pool on pidur. Et hetkel, täna ma enam sõitma ei lähe, kell on 9 läbi juba, mingi veerand 10 vähemalt. Et ma mõtlen siin, neljapäeval on ilus ilm, homme on natuke kiire, võib-olla homme jõuab ka mingi aeg. Tahaks proovisõitu nüüd teha, kui siin uuesti tehtud on. Võib-olla pikemale sõidule minna, natuke pidurit kulutada ees, vaadata, mis ta teeb. Et äkki läheb paremaks, äkki lähe. Vaatame. Hetkel ma ei oska öelda. Amortid kõverad ei ole. Ma nüüd nii täpselt neid ei vaadanud, aga silmaga vaatasin ära, siis ei tundnud kuskil midagi kõverat. Ja läksid ju kokku ka normaalselt kõik, et sinna tripelklampidesse. Ja ega ma ei teagi, ega rohkem ei olegi praegu midagi. Et siin TR-iga mingi aeg, praegu ma sellega rohkem ei tegele, sest siin on ikka vaja mõelda, mida ma Speedoga teen ja siukseid asju. Et siis, jah, võib-olla tegelen, vaatame, et siin oli anomaalia on sellega ka. Praegu panen suunad sisse. Ilusti vilgub mõlemad. Siin ka, see ka, mingit probleemi pole. Ja läksin õue, panin tööle, töötas ja siis panin suundasid. Räigelt kiiresti vilgutab nagu see. Siis kui paned leedid, millele ei ole pandud seda õiget, seda ei ole siis takistit vahele pandud või siis seda kohe releed. Et ma ei tea, mis teema on. Võib-olla siin olid äkki ennem leed tuled ja siis oli pandud siia, ei mäleta enam siin nii ammu. Igatahes sellega saab ka tegeleda. Praegu töötab, vaatan kunagi üks päev jälle. Ja rohkem ei olegi väga. TT-ga vist enam vähem korras asjad. XD on veel vaja saada ja siis ülevaatusele. Võt, aga ma lasen praegu XD alla, et ta ei seisaks selle keskel selle peal. Ja siis ongi korrast tänaseks. Võt, davai. No nii, kodust väljas jälle. Jope seljas, sest täna ei ole, mis täna üldse ei ole nii soa siin vahepeal olnud. Et väike soa jope on seljas, aga selle käib siin juba peaaegu iga päev. Seal taga on juba lumi. Et jah, päris head vaated on siin juba. Birgit koristab siin ligidal praegu. Me läheme seekord siis jalutama ka. Et igal pool ikkagi kaugemates mägedes on lumi maas. Me oleme Priereses. Siin me käisime tegelikult külas ka. Selle rootslase juures. Väike külakene siin. Ja nüüd lähme jalutama siia. Et läheme jah, tatsame veits ringi. Mingi 40 mindi kaugusel on mingi scenic view või mingi siuke asi, aga sinna ma arvan ei jõua, sest et meil on 2 tundi aega. Kell on juba vaikselt 4:30 saamas, kella 6 Birgit koristab. Ei, 3:30 saamas, kella 5 koristab. Ja jah, lähme vaatame, kaugel me jõuame. Võt, aitan lastele jope selga ja läksime jalutama.
tahavad ka kinni. Ma tahan kuulda pole kinni. Vaata vastu lehtede peale. No jälle üles. Matkal käidud, garaažis tagasi, järgmine päev nagu ikka, päevad lähevad järjest. Neljapäev, täna on õues väga ilus ilm. Ma teen tegelikult uks lahti tööd praegu, las päike kütab garaaži soojaks, aga kui ma jutustan, siis on kinni, sest et noh, äkki keegi kõnnib mööda, ma ei taha, et nad näeksid, kuidas ma filmin, nagu ikka. Igatahes, matkasime ära, väga kõvad vaated olid, lumised mäed, väga mõnus. Kaugele ei jõudnud, see oli 40 minutit ja ainult mingi 1,8 kilomeetrit oli kõndida sinna mingisse vaatepunkti, aga kui sa terve aeg mäest üles lähed, siis tõesti võtab see 2 kilomeetrit, alla 2 kilomeetri kõndimist päris pikalt aega. Jõudsime mingi poole peale, siis tulime tagasi, siis oli juba kell 4 läbi midagi, jõudsime autosse, lapsed sõid seal, vaikselt nosisid. Ja ega siis läksimegi Birgitile järgi, et ei olnudki seal midagi pikemalt teha meil. Noh, me olime koristus, või see, kus ta koristas, oli mingi paar minutit ainult. Et jah, siuke täpselt sai aeg ära paigutatud. Nii, garaažis. Eile, kui tulime koristamast tagasi, siis ma tahtsin kohe sõitma minna. Ma filmisin ka seda ja... No põhimõtteliselt, vaadake see klipp ära või noh, mõned sõiduvideod panen öösel filmitud, mul on GoPro 7, Hero 7, et see on juba päris vana kaamera, et ärge seda kvaliteeti asja seal vaadake, sest et ta ei ole pimedas filmimiseks mõeldud see kaamera enam, ta on nii vana, et jah, vaadake see klipp ära, kus ma sellega sõidan ja siis arutame edasi.
põhimõtteliselt kui juba kiirus sees on, siis võib käed lenksul lahti lasta, sõidab otse, ei kisu mitte midagi, väikse moo peal hakkab kiskuma. Et ma praegu mõtlen, sellele on päris raske millegipärast leida seda supporti remontkomplekti, tihendeid siis. Ma ei tea miks, aga lihtsalt ei pakuta nagu. Isegi kui ma vaatan neid originaal Arosa programmist, kus neid näitab jooniseid, siis seal eraldi ta ei näita tihendeid, ta ei näita mitte midagi. Ma ei tea, mis teema sellega on. Aga ma kuskil leidsin, nüüd ma vaatan, mis klient arvab, kas vahetame ära või mitte. Üks kolb liikus raskemalt kui teine, pidi ikka tunduvalt rohkem jõudu rakendama või näppudega sai küll sisse lükatud, aga tunduvalt kõvemini läks. Et ma ei tea, praegu ikka tundub, et asi on piduris. Teoorias tegelikult ma võiks ju teha niimoodi, mida ma peakski tegema, et ma surun klotsid eemale ja lähen sõidan siis mäest alla, sest ma saan kohe juba aru, kas ta kisub või mitte. Et see on hea test, ennem kui hakkab seda piduritööd tegema. Selle ma võib-olla teengi kohe siin ära. Et siis ma ei pea midagi kiivrit, midagi pähe panema, korra mäest alla üles tagasi. Ja loodetavasti ikka siis ei kisu, sest kui kisub, siis on vaja hakata edasi vaatama, mis teema on. Ja ma hakkasin praegu ka lammutama seda Bulldogi PT1100. Sest et siin ikka tööle paned, siis ei vilguvad hästi kiiresti suunad, kui välja suretad, siis enam ei vilgu. Siin oli ennem leedid minu meelest suht kindlalt, et äkki on siin all peidus, võtsin tagant selle ära nüüd ja siin all tunduvad mingid suured kobakad asjad olevat. Ma arvan, et siin on takistid siis või releed, mis selle takistid ikka ma arvan on pandud. Relee kuskil on siin ma arvan siin kuskil allpool. Et äkki on takistid siin, võtan takistid vahelt, siis võiks korras olla, sest äkki on siuke teema, et kui tööle panna, siis tuleb suurem pinge peale ja ta hakkab kiiremini, suunad hakkavad, ma ei tea, ma ei räägi mitte midagi, sest ma ei tea, võtavad lihtsalt, hakkavad kiiremini vilgutama. Kommenteerige, kes ütleb, miks see võib olla niimoodi, vaatame, kui läheb korda, siis on asi takistites, kui ei ole, siis ei ole. Vot, aga praegu ma tahan nüüd ruttu sellega sõitma minna ja teha selgeks, mis teema sellega on. Kas ilma pidurita kisub või mitte, läksime. No ratas samas kohas tagasi, nagu poleks sõidus käinki. Ja ikka kiskus vasakule poole. Nii et, mis viga on? Amort kõver või? Kas tõesti saab olla? Ma ei tea. Eks ma võtangi mingi hetk ratta alt ära, vaatan kõik asjad veel üle. Aga rohkem pole, võtan amordi siis ka alt ära ja käime amordi korra üle ja loodame parimat. Õnneks amordile sisetorusid müüakse. Vist võiks ikka olla. Et no vaatame seda, aga praegu teeme selle ratta ära. Siin on natuke kergem probleem loodetavasti, kui siit alt midagi head välja tuleb. Aga läksime siis. Siit alt ei tulnud mitte midagi välja. Siin on lihtsalt juhtmed kõik kinni keeratud ja tehtud siuksed ühendused pistikusse. Aga neid ma enam näppima ei hakka. Las need jääda siukseks, nagu ta on. Sest et ma ei viitsi. Ma arvan, et see ei ole enam siin praegu vajalik niimoodi teha. Et ma peaksin ära lõikama, siis tegema uued ühendused, aga no mida ma hakkan siin siukseid asju enam tegema, panen kinni tagasi neid teibiga ja korras. Sest et ma sain nüüd siia teise relee. Mul õnneks oli olemas, kuigi see on ka, peaks olema leedide jaoks. Aga ta on reguleeritav, et praegu igatahes töötab, panin selle külge, ei pidanud isegi midagi timmima. Kohe töötab, suunad vilguvad nii nagu peavad. Igas asendis töötava mootoriga, mitte töötava mootoriga. Et jah, ja siis siin ennem see teine rippus siin taga kuskil oli lihtsalt pandud, nii ma saan selle siia kohta riputada, sest siin on olemas see kumm ka, praegu ta mul laua peal. Et panen siia, ma panen ta maas külge, või praegu panen külge ja siis topin ta sinna pessa. Vot, ja siis paneme selle kokku, siis on sellega valmis. Ja siis ma võtan siin esiotsa laiali ja vaatame, mis siin olla võib. Võtan ratta korra äkki küljest.
ma vaatan mingid asjad üle, igaks juhuks kontrollin veel taga ketijooksuga üle, et kas tagaratas on, või tähendab, kas ratas on sirge taga. Kuigi noh, see sai mul paika pandud, ma tean seda, aga igaks juhuks, et 100% seega eemaldada siis nii-öelda vigade reast. Aga jah, ja kui sellest midagi ei saa, siis ma korra proovin äkki, võib-olla võtan kesi otsa laiali nii palju, et saaks kõik poldid lahti peale esimeste ülemiste poltide amordi kannudel. Ja pumpan veel korra ikkagi läbi, kuigi see on ka tehtud, aga igaks juhuks äkki miskit muutub. Et proovime erinevaid asju, vaatab, teeme tööd. Mis siin nüüd vahepeal toimus siis? Nagu näha oli, siis ma käisin sellega sõitmas, see on korras, kohe räägin, mis siin toimus siis TT-ga tegin korra väikse mäest alla ja isegi natuke pikemalt. Mul ei ole numbrid küljes siin, ma ei hakanud praegu kaugele tiirutama, mul on uued numbrid olemas BT-le ja TT-le. Aga jah, praegu lihtsalt mõtlesin, teen DT-ga ka väikse tiiru, vaatan, kuidas see sõidab. Natuke, noh, ma võib-olla läksin liiga kohe ja sõitu oleks või natuke lasta kauem soojendada, aga sõitis täitsa okeilt, et pidurdab ja kõik asjad. Lenks on kõver. Ta ütles ka, et ta mingi aeg kukkus ühele küljele maha. Aga praegu tundub, et see on ligemal. See käsi tundub palju ligemal olevat kui vasakpoolne. Ma ei mäleta, kummal poole tal kukkus. Võib-olla kukkuski siia poole. Vahet ei ole. Igatahes see lenks on kõver seal. Siis, mis ma siin tegin siis? Siin, see on ka koos. Siin on ka kõik tehtud. Aga siin ma vaatasin ketti üle. Kett oli tagajooks, oli sirge. Ja ega ma ei teinki, ma võtsin kõik jälle lahti, kõik asjad ja siis võtsin ratta küljest ära, vaatasin asju veel ja panin kokku tagasi, pumpasin jälle läbi kõik asjad ja korras. Ma ei tea, mis see oli, kas midagi oli vale nurga all tagasi läinud kokku pannes või ma ei kujuta ette, kuigi sai kõik läbi pumbatud esimene kord juba, kui see esiots kokku läks, aga ma ei tea, igatahes nüüd on ta korras. Sõitis täiesti okeilt, mitte midagi viga polnud, noh vähelt sai nüüd siis pidurid kerge hoolduse tehtud tänu sellele. Aga jah, sellega on ka nüüd hästi, põhimõtteliselt on kõigi korras. TT tuled vilguvad veits, aga kuskilt jookseb piir, ega siin nüüd uueks ka ei saa teha kõiki. Selles mõttes, et ei ole üldse nii hull nagu ta algul oli, kui ma siin seda tegin, vaatame, kas saab näidata. Noh, kui pidurit vajutada,
praegu on palju hullemalt vilgub. Kui töötab, siis ei ole nii hull. Aga ma arvan, pole hullu. Selles mõttes, et töötades ei ole see vahe nii suur. Ja saab hakkama selles mõttes, et üleotselt saab nagunii läbi siukesega. Selles mõttes pole probleemi, need siin natuke vilguvad. Ma ei leia kuskil, mis massi teema oleks, lihtsalt kõik on üle käidud. Võib-olla peab pistiku lahti võtma, et õli tuldi näiteks, kuna siin õli sees pole. Õlipaak ei ole üldse kasutuseski. Et siin segab õli kütusega kokku, jubedalt tossab mingi peeglist vaatasin, siis lihtsalt valge või sinine toss järgi. Aga pole hullu. Jah, tundub, et on hästi nüüd kõigiga. Ma ei oskagi midagi öelda rohkem. Numbrid külge ratastele, 2 uut numbrit, mis siin on ja põhimõtteliselt võiks nagu ülevaatusele minna. Omanik peab sellele bulldogile veel üle kindlustuse peale tegema, teistel vist on äkki. Ja siis on hästi ju. Lõpuks on need valmis. Aega võttis, aga asja sai. Vot, aga praegu kõik. Selles mõttes, et see on siin nii. Ja sellega ma ei tea, millal ma edasi tegelen, eks vaatab. Mingi päev paneb seda ka kokku rohkem, et vaatab üldse, mis siin sellega saab. Ma ei ole veel plaani teinud, et mida ma siin tegema hakkan, eks võiks parandada juhtmeid. Aga ei tea, suunatulesidki pole küljes, õnneks mul on suunad olemas siin suur kogus releede ja asjadega, takistitega, et saaks leedid ka põlema. Aga jah, ma ei oska midagi rohkem rääkida, lõpetan praegu ära, sest et võib-olla ma filmin siin midagi, võib-olla mitte, täna on alles neljapäev, küll ma siin tegelikult teen veel, ma arvan, ma teen veel ühe selle, kus ma ikkagi laupäeval või äkki, kui mul laupäev vabam on, siis ma päeval, kui ilus ilm on, ma ajan kõik rattad välja ja siis vaatan veel korra üle, et 100% kindel oleks. Ja mis ma olen siin mõelnud? Ma olen mõelnud alati, et kui ma kunagi palju raha on, mis ratta ma ostan endale siin Hispaanias. Et ma olen mõelnud Z1000 osta, nagu mul Eestis oli samasugune, sest nii mõnus on sellega sõita. Aga kui ma selle XT peale juba eile istusin ja sõitmas käisin, sellega nii mõnus sõita. See on lihtsalt nagu kohe nagu isteasend, kõik on nii hea, see on nagu istud peale, tunned, et see on nagu see ratas, see õige ratas. Mul ei ole ühegi rattaga niimoodi olnud, et ma istun peale alati mingi kas liiga kaugel, lenks on imelik, liiga laiali PT-l või selle bulldogil on lenks nii lai, et ebamugav on sõita, käsi laiali hoida. Aga sellel on nagu kõik omal kohal ja ma ei tea, nagu ideaalne lihtsalt. Tal on nagu ideaalne kombo ka, sest tal on selle supermotorattad ja amordid olemas. Et noh, kõik vajalik. Ja ma ei tea. Tundub, et ma pean ühe XT 660-ndale siin kunagi muretsema. Aga noh, unistame, tulevikus kunagi vaatab. Vaat, aga davai, praegu lõpetame ja vaatame, mis ma veel juurde filmin kunagi äkki, võib-olla mitte, aga eks näis. No nii, ongi laupäev käes. Eile ma ei teinud midagi. Ja täna ma editsin juba videot natuke ära siin, et oleks õhtul kergem. Põhimõtteliselt ongi nüüd see viimane klipp, mis ma praegu siin teen. Ma arvan, ega ma arvatavasti rohkem ei filmi. Ma hakkan küll siin Suzukit tegema, aga ma ei filmi vist midagi sellest. Igatahes editimisel ma sain teada nüüd, mis mul tegelikult selle XT-ga probleem oli, miks ta vasakule kiskus. Sest et loll viga, täiesti loll viga, aga kohe räägime. Põhimõtteliselt oli see, et veovel polnud end täiesti pessa läinud seal, kuna ma vaatasin videoid ka järgi ja kui ma seda kokku ladusin ratast, siis mul nagu kuidagi vaatasin, et läks kuidagi palju paremini asjad kokku. Aga mingites klippides näha, et siin see veovelli ots on natukene pesast väljas ja ta ei ole täiesti sees. Ja siis tuli mul meelde ka, et kui ma sain need amordid, no siin on näha, siia on pihta saanud ja siin oli ka natukene, no siin on näha ka, et siin on natuke midagi toimunud ja siin olid mingid ääred püsti ja siis ma kergelt viilisin neid lihtsalt sirgemaks, et veovell ilusti sisse läheks. Ja noh, ma tegin selle ära. Ma tegin selle siis ära, kui ma amordi sain, ehk siis päris mitu nädalat tagasi, mitu nädalat tagasi. Ja ma unustasin ära selle põhimõtteliselt, sest see oligi mingi minut aega viilimist ja amordi hooldus ja kõik asjad, mis siin veel teha oli vaja, lenks oli vaja, lenksulaagrid olid veel vaja pingutada ja no nii palju töid. Ja ma ei pannud, või noh,
põhimõtteliselt ma unustasin ära, et üldse midagi sellega muud viga oli. Ja ma panin ratta kokku ja ma pumpasin kõik esiotsa läbi ja ma mõtlesin, et ongi korras, sest alati ju, kui kõik ots veel eest lahti on ja seda läbi pumbata, siis asjad vajuvad paika. Aga ju oli seal ikkagi mingi, kas seal oli mingi tükk siis või oli ta nii palju vales asendis, et see ikkagi ei liikunud nii vabalt, see veoväll endal end sinna paika tagasi, et ta jäigi mul pesast välja ja siis ta tõmbaski vasakult poolt, tõmbas seda kõike nagu enda poole ja kiskus seda kuidagi tervet nina siis paigast ära. Et mingi siuke tee on, aga noh, nüüd on vähelt korras. Loll viga, aga noh, hea on, et siin sai proovisõitu tehtud ja lahti kistud, aga oleks võinud kohe vaadata seda, uurida seda, aga noh, ei oska neid kohe vaadata, sest et esimene asi oli see, et kui pidur küljes oli, siis ratas käis raskemalt ringi. Nüüd on tunda ka, et ratas liigub kohe kergemalt, maas keerata on ka kergem. Oligi niimoodi, et kui vist kummagile poole, ma ei mäleta kummale poole lenks keerata, kohe oli tunda, et on palju raskem. Aga ma mõtlesin, et noh, asi on ikkagi piduris, et pidur blokib. Aga jälle üks asi, targem, see kindlasti jääb mul meelde nüüd, sest sellega oli nii palju jamamist. Asi, mida saab kontrollida ja noh, äkki teised, kes siin vaatavad, teie õpite minu vigadest ka, et alati ei ole vaja vaadata kohe, et kui ratas liigub halvasti, et võib-olla ei olegi asi piduris, vaid on veovõllis või ükskõik milles muus. Aga noh, kõik lihtsalt ongi see, et kisub vasakule, ainult üks piduri ketas, kõik asjad on vasakul pool ja sinna kisub, et siis kohe nagu noh, mõte jookseb ühe asja juurde, et pidur ja asjad, et siis enam ei ole seda, et midagi muud võib probleem olla. Aga asi korras, panin eile ka esmaspäeval kell 5 on siis XT-ga ülevaatus, samal ajal küsib siis, kui lähen ülevaatusel XT-ga, siis seal saab küsida, et kas ma võin kohe tulla elavas järjekorras teise kahe rattaga, äkki saab esmaspäeval kohe kõik rattad ülevaatused ära teha. Ja huvitav siuke värk, mõtlesin ükspäev, et 1. detsember ja ratastega ülevaatusele, sest noh, tahaks ju tsiklitega sõita, et siukest asja Eestis ei ole, et sa lähed 1. detsember, mõtled, teed ratta 1. detsembriks valmis. Või noh, paned endale ülevaatuse aja, et lähed sõidad ülevaatusele. Siis on ilus ilm ka, vihma ei luba ja siuke soojema poolsem ilm tuleb, saab rahulikult sinna sõita. Täna on ka praegu on 14 kraadi õues, aga pilvine. Siuke mõnus soojema poolsem ilm, aga pilvine. Et siin lubab mingi aeg vihma, aga jah, praegu ma põhimõtteliselt ei teegi midagi. Hakkan tegema Suzukit, võtan karpa maha, teen selle ära, et saaks siis selle heaks ja hakkangi uut videot põhimõtteliselt filmima, sest et ongi tähendab, see praegune video on mingi 50 minti vist tuleb selle räme pikk video, aga noh, vaatab, kui kaugele keegi jõuab. Vot, aga öelge mulle, kas ma panen Hiina mingi spido siia peale ja kui te teate mingid, mida ise kasutanud olete, mis töötaks ka selle trossiga, spido tiguga, siis võite mulle soovitada odavaid neid, ma võin proovida siia panna seda peale. Et jah, ja vaatame, aga praegu ongi kõik. Ma lõpetan ära ja hakkan tööd tegema. Davai, tšau siis!